Imelised sõbrad, minu nimi Kristel Raalaksmi-Tett on jällegi eetris San Diegost ja õnnitlen, oled jõudnud 24. päeva siis holistilise külluse katsumusega. Ja kui sa oled saanud piiluda ka ülesandeid ja neid ära teha, siis ma usun, sul on juba palju selgem pilt, kes sa selline oled, kes sa selline ei ole ja kuhu sa liikuda tahad ja kuidas sa oma siis unistuste elu luua sooviksid holistilise külluse ja sisemise perega siis koostöös. Ja olen külluse antropoloog, usun, et meis kõigis on olemas varjatud siis aarete laegas, selles peidus siis meie talendid, aktiveerides nad talendid, aktiveerime oma holistilise külluse, mis tõttu saame siis manifesteerida oma sisemised muinasjutud välisteks siis unistusteks meie tingimustel. Ja tänane teema on väga-väga põnev. Ja selleks teemaks on armastus, sisemine perekond ja holistiline küllus. Ja et alustada, ütlesingi, et vaatame kohe üle siis, mida Wikipedia räägib armastusest. Ja Wikipedia ütleb, armastuse all mõeldakse tavakeeles eelkõige sügavat kiindumust kahe inimese vahel või erakordset tunnet, mis laseb maailmal imelisena paista. Sõna armastus kasutatakse paljudes seostes ning pole selge, kas tegu on ühe asjaga, mis avaldub erinevalt või mitme eri asjaga. Armastust ei saa üheselt ega ammendavalt defineerida. Armastus on tundeline ja mõtteline side, positiivseid elamusi esile kutsuva isiku eseme või abstraktse nähtuse kõrge väärtustamine ning püüdlemine selle poole. Armastus võib väljenduda tunnetes, mõtetes, hoiakutes ja käitumistes ning põhineda näiteks vanemlikel instinktidel, ema armastus lapse vastu, harjumusel ja kasvatusel, kodumaa armastus või seksuaalsel külgetõmbel, erootilis-romantiline armastus. Ja enamikus keeltes on armastuse mõiste, kuid puuduvad eraldi sõnad, et eristada naise ja mehe vahelist armastust, ema armastust lapse vastu ja armastust kodumaa või raha vastu. Ja armastuse siis all mõeldakse kahe isiku vahelist vastastikust veetlust, intiimsust, kiindumust ja teisest hoolimist. Nii et selline siis ametlik selgitus sellele. Ja mis on väga tore, Kaupo Sõrmus on kohal, aloha, mis on väga tore selle armastuse defineerimisega seoses. Mina olen ka seda meelt, et tegelikult seda defineerida otseselt ei saagi, sest see on lihtsalt niivõrd lai, abstraktne mõiste. Ja kui ma olin Lõuna-Aafrikas, õppisin seal siis kultuuri ja antropoloogiat, siis me veetsime terve ühe semestri selleks, et selgitada välja, et kas saab näiteks kultuuri defineerida. Ja selle siis semestri lõpus selgus, et ei, kultuuri ei saa defineerida, sest see lihtsalt igal maal on nii erinev. Ja sama on tegelikult armastusega, kuigi ta on niisugune globaalne ja universaalne nii-öelda mõiste ja kõigil on oma nägemus sellest, siis ta on hästi-hästi olulisel kohal meie elus. Ja täna ma siis räägin oma nägemusest sellest ja kuidas mina siis sellega nii-öelda katsetasin. Ja aloha, Kaupo, väga tore, et oled kohal olemas. Ja kui ma alustasin siis noore tüdrukuna siis seikluseid suhetes ja nii edasi, siis esimene teema, mis mind väga kohe huvitas, oligi, et mis asi see armastus siis on, kuidas see siis minu jaoks nagu toimib või ei toimi, mis nii-öelda siis, mis see endast kujutab nii-öelda ja mis rolli siis see teine inimene selles nii-öelda siis protsessis mängib. Ja ma mäletan 99 aasta, kui ma läksin lahku siis oma poja isast, esimene asi, mis ma tegin, ma kirjutasin nimekirja siis, millise partneriga ma tulevikus sooviksin kohtuda, sest see suhe, kui see ära lõppes, siis ma teadsin kindlasti, mida ma ei taha enam. Ja ma tegin selle nimekirja ära, aga teine asi veel, mis ma sinna juurde tegin, oli see, et ma kirjutasin ise endale armastuskirja, panin selle posti ja sain selle kätte ja see oli uskumatu, ma mõtlesin, et kui paljudel inimestel ma oma elus juba tol hetkel olin kirjutanud armastuskirju ja mitte kunagi iseendale. Ja see oli tõeline nii-öelda kogemus ja üllatus, nii et vau, et päris lahe asi tuli sellest välja. Ja sealt siis ma saingi aru, et edasistes suhetes sisse-välja
kokku lahku väga palju aastaid, et tegelikult võti on just selles, et ma pean nüüd toimetama ja tegelema selle iseenda armastusega. Ja nüüd mitte ainult siis iseenda armastusega, siis tuleb avastada ka, kes on sinu see sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees ja kuidas nemad saavad iseennast seal nii-öelda siis sisemaailmas armastada ja kuidas mina saan luua armastussuhte nendega ja kuidas nemad saavad siis mulle vastata. Ja kui see asi sai paika, siis toimus üks väga huvitav muutus. Minu enda sisemine armastuse konteiner oli täis kogu aeg. Ja mis siis juhtus, ma hakkasin tõmbama täiesti teistsuguseid mehi oma reaalsusesse ja küpsed kuningad on need, kes siis hakkavad nii-öelda selle energia peale tulema. Enne seda oli ikkagi nii, et minu armastuse konteiner oli tühi ja ma lootsin ja ootasin, et siis uus partner, kes tuleb, siis kallab oma armastuse sinna sisse ja siis ongi hästi. Ja see on ikka väga-väga mittetoimiv tehnika. Järele proovitud 15 aastat minul ei toiminud ja nüüd sellest hetkest siis, kui ma sain selgeks, kes ma selline rohkem siis olen, mis suhe on mul endaga, mida ma siis soovin, mida ma ei soovi ja siis ka oma väärtused paika panna, saada siis suhted loodud ja tervendatud ka siis oma sisemise lapse, sisemise naise ja mehega, siis minu armastuse konteiner hakkas täituma ja kui ma siis kohtusin kellegiga välises maailmas, siis mul oli jagada midagi selle inimesega, mul oli siis jagada oma täiskonteinerist ja siis üllatuseks oligi, et ka temal oli siis tavaliselt täiskonteiner ja siis tekkis kohe kahesuunaline liiklus, mis on väga-väga ilus ja ma näen Terri Teresa, I just had one in English, so if it has uploaded, you can check this one up. And she is listening from Eureka Springs, Arkansas, so very cool. Ja siis, kui ma sain aru sellest nii-öelda armastuse konteineri teemast, hakkasin seda jälgima, siis tõesti suhete kvaliteeti kõik nii-öelda muutus. Ja kaks asja, mida ma olen enne samamoodi aru saanud, on hästi olulised siis eduka suhte loomiseks, on pühendumine ja teine on siis usaldus. Kui need kaks asja on nüüd siis minul endal olemas ka oma sisemise perega, siis tekib kohe automaatselt selle tõttu nii-öelda sihuke rahu ja tõesti nagu sa oled iseendaga taevas, et on sul keegi kõrval või ei ole, vahet ei ole. Kui on väga tore lisaboonus on ju, aga otseselt vajadust ei ole. Ja nüüd ühel hetkel, kui ma olin Hawaii'l võrkkiiges, siis mul tekkis sees selline täiesti õnnistunne, nagu ma olingi juba peaaegu ära surnud umbes, et appi selline taevalik tunne minu sees nagu täiesti üle terve keha, peaaegu nagu orgasmi tunne. Ja siis vaatasin enda sisse, et mis toimub ja minu sisemine mees ja naine armatsesid. Ja ma ei olnud kunagi seda enne kogenud või näinud ja see oli nii ilus, see oli nii inspireeriv minu jaoks. Ja natuke aega peale seda siis minu sisemine mees palus siis sisemise naise kätt ja 2016 aasta siis 1. oktoobril oli siis mul ka sihuke avalik nii-öelda siis pulmapidu. Ja ei ole palju inimesi, kes julgevad sellist asja teha. Ja minu sisemine naine ja mees olid väga julged, et ma olen selline julge naine ja avaldan siis ja pühitsen nende armastust siis ka välises maailmas. Ja see oli päris pulmapidu, 20 inimest oli mul seal sõbrad, muusikud olid, nii-öelda tort, söök, mängud, pulmakingitused, kõik asjad olid olemas, nagu päris pulm. Ja isegi siis ka tõotuste lugemised ja nii edasi. Ja see jõudis ka siis Õhtulehe esikaanele, mõni võib-olla isegi nägi seda ja lisaks siis ka maailma mastaabis siis teistele nii-öelda siis Inglismaal ja Hollandis ja kus globaalselt nii-öelda siis läks ka see lugu laiali. Nii et sellega seoses siis minu sisemise naise ja mehe armastust sain ma mitte ainult siis pühitseda siin Eestis siis tol hetkel, vaid see läks ka nii-öelda siis globaalsemalt välja
ja selgub, et see on nii-öelda siis uus trend ka, mis naised nii-öelda ette võtavad ja väga selline nii-öelda siis vahva kogemus. Ja loomulikult oli sellel hetkel väga palju inimesi, kes kutsusid mind hulluks ja võib-olla siiamaani kutsuvad hulluks. See selleks, kuid oluline ongi see, et ma teen, mis on mulle oluline ja mis on need minu impulsid ja mul on see julgus seda teha. Ja nüüd, kui ma selle ära tegin, siis ma tundsin ennast nii palju kindlamalt, et polnud vahet, et kas tuleb midagi, mingi lisasuhe või abielu pärast väga hästi, kui tuleb, et see on boonus, aga nüüd ma olen paigas, ma ei lahuta ennast enda nii-öelda sisemisest perest enam ära. Ja kui me abiellusime, siis paar aasta hiljem siis abiellusime Maikeliga, siis see oli lihtsalt boonus sinna juurde. Ja nüüd, kuna mul on nii tugev nii-öelda siis endaga see suhe ja armastus juba paigas ja sisemise perega, siis sealt see loomine oli palju lihtsam ja palju siis ka rahulikum. Ja mis sellega seoses siis ka on, et kui kaks partnerit tulevad kokku, nagu ma olen ka ennem öelnud, siis ju liituvad ka nende sisemised pered. Ja nüüd, kui meie saime siis esmaselt kokku, siis meil läks aasta aega, et tekitada see ühine platvorm, kus siis mina tol hetkel parandasin oma siis sisemise pere haavu ja enda haavu ja tema samamoodi, siis me tulime väga raskest nii-öelda emotsionaalsest august mõlemad just sel hetkel nagu läbi. Ja siis, kui me saime kokku, siis me juba olime teadlikult tegemas neid samme samm-sammult. Kõigepealt siis Mehhikosse katseaeg koos, siis kirjutasime selle lepingu alla 5 lehekülge ja et ennetada siukseid hüppelisi siis otsuseid ja seejärel siis koos reisimine 3 kuud, et õppida veelgi paremini teineteist tundma. Ja siis oli selge, et no siin ei ole üldse küsimust, et see on sobiv liit, on ju. Ja siis, kui me Mehhikos elasime siis pool aastat koos, siis Maikel aitas hästi palju oma teadmiste oskustega ka siis seal nende suurte hotellidega teha siis lepinguid ja neid läbirääkimisi, sest minul sellised teadmised nagu korporatsioonidega eelnevalt puudusid ja temal olid need olemas, nii et seal ka tema sisemine mees, tema väline mees nii-öelda said appi tulla, aidata siis minu sisemist perekonda ja mind ja see aitas jälle nii-öelda asju edasi. Ja sealt edasi siis Hawaiile minek, et ongi, et nüüd me hakkasime koos looma oma holistilist küllust ja mitte ainult siis üks, vaid tõesti sa paned nüüd 2 holistilist küllust kokku, on ju, et mis on see, mida me soovime kogeda, kus on see, kuidas me soovime kogeda ja nii edasi, sealt siis edasi luua. Ja see on automaatne, kui sa nüüd panedki 2 inimest kokku, kes on täiesti paigas iseendaga oma sisemise perega ja võib-olla ka siis sisemine naine mees on abiellunud, siis kui nad kohtuvad nüüd teise inimesega ja temal on sama seis ja kui nad siis on veel ka transformeeritud, no seda enam, siis asjad on hästi paigas ja sealt nii-öelda saabki luua nii-öelda siis teistsuguse nii-öelda platvormi ja hästi tugeva vundamendi, kus nii-öelda siis asjad ei käi ühest äärmusest teise. Ja täna mul õnnestus vaadata ka hästi lahedat TED Talki siis teemal armastus ja teadus ja kuidas üks siis akadeemik rääkis oma siis avastustest sellel tasandil. Ja ma olen ka sageli mõelnud, mis on see, mis inimesed nii-öelda lükkab siis suhtest nii-öelda välja või karile. Ja tema siis lähenemine oligi see, et tegelikult mis lükkab välja on see, et igas suhtes me kogu aeg pendeldame siis positiivsete ja negatiivsete emotsioonide vahel. Ja mis lükkab meid nii-öelda siis suhetest välja on see, kui me ühel hetkel maandume mõlemad siis seal negatiivses sektoris. Ja nüüd ülesanne ongi siis leida see keskpunkt või siis pigem olla selles positiivses nii-öelda punktis. Uue energia kohaselt ma soovitan olla seal keskpunktis, nii et sa tead, et on mõlemad, nii positiivne kui negatiivne olemas, otseselt siis valid ise, kus parajasti siis olemine on. Ja sellega seoses tõesti väga põnev nii-öelda siis uurimus selle seoselt, et täpselt need samad asjad, mis mina olen oma elus kogenud, just see pühendumus ja usaldus loovad siis nii-öelda selle rahulikkuse ja sealt sellest rahulikkusest me saame siis
luua nii-öelda siis selle teadliku ja siukse täissuhte. Ja nüüd üks asi veel, mis ma avastasin siis armastuse eksperimentidega. Ma elasin Londonis üks hetk 3 kuud ja ma olin avatud suhtes seal ühe mehega. See tähendab samaaegselt ma käisin siis kohtamas teiste meestega. Ma kohtasin selle 3 kuu jooksul umbes 100 mehega. Ja selle 100 mehega kohtumisest järeldus oli väga huvitav. Ma võib-olla sügavamalt ja lähedasemaks, intiimsemaks sain vaid paariga neist, sest ma sain aru, et nad ei tulnud kohtuma minuga. Nad tulid kohtuma oma projektsiooniga, kuidas nad nägid, mismoodi nad nägid, mis inimest nad oma ellu tahavad. Ja kui mina sinna nii-öelda neile siis ette tulin, siis käiski niisugune tikk-tikk-tikk nii-öelda oma nimekirja läbi käimine ja vaadata, et kas Kristal sobitub sinna raami. Ja väga sageli muidugi ei sobitunud, ma ei ole väga raami sobituv naine üldse, siis sealt ei tulnud midagi ja need raami sobitumise küsimused või asjad, siis, mida inimene tavaliselt peast läbi käib, tava nii-öelda siis inimeses on, kus ta elab, mis töö tal on, kui palju ta raha teenib, mis nii-öelda siis ka võib-olla suhte mineviku nii-öelda siis nimekiri tal on ja mingid siuksed teemad. Et see on väga selline nii-öelda siis status quo stiilis nii-öelda siis suhtesse minek. Ja sama kogesin ma New Yorgis, et ma mingi aeg, kogu aeg põhimõtteliselt aastas 2-3 korda vahest peatusin New Yorgis ja sellel ajal siis ka tegin palju nii-öelda date'e ja täpselt sama nii-öelda kogemus tuli sealt ka, et inimesed ei kohtunud inimestega, vaid neil oli lihtsalt mingi projektsioon või mingi hologramm, mida nad taga ajasid ja siis proovisid mind nii-öelda siis sinna pilti panna. Ja kui ma sellele pihta sain, siis ma sain ka aru sellest, et issand jumal, et tol hetkel ma olin hästi aktiivne siis online datingu maailmas ka, et mulle see ei sobi, et nüüd ma lihtsalt astun sellest maailmast välja ja seal ongi nagu leida väga sügavat nii-öelda inimest on sageli väga raske. Ja teine asi, mis ma avastasin, oli see, et inimesed, kes seal on sageli ka väga nii-öelda siis viimase piirini viidud, kes on tõesti nagu ahmivad, et kust nüüd see uus suhe tuleb ja tegelikult ei tee seda teadlikult, et proovivad siis teise suhtesse minna selleks, et enda eest ära joosta või oma hirmude eest või üksi oleku eest nii-öelda ära joosta. Ja see ei ole teadlik suhte loomine ja sellest ei tule kunagi head nahka. Ja siis ma otsustasin sellest täiesti välja astuda ja ma tegin taotluse, et see ongi see uues ajas ka ükskõik, mida te teete, taotlusega elamine. Ma tegin taotluse, et minu universum, minu sisemine perekond juhendab mind minu tõelise järgmise kuninga juurde ja ma usaldan, et see juhtub. Ja astusin sealt online maailma, datingu maailmas täiesti välja ja ma mäletan, see oli veebruarikuu, ma seda otsustasin ja Michael tuli minu ellu siis detsembri lõpus samal aastal, nii et peaaegu aasta läks aega. Aga milline vahe oli, ma kohe, nii kui ma kohtusin Michaeliga, ma sain aru, et täiesti teisest puust mingid asjad minu sees olid ikkagi nii palju siis selle sisemise pere puhastumise ja tervendamisega ära muutunud, et ma ei tõmmanud enam ikkagi seda nii-öelda siis paigast ära meest, seda tühja meest, seda nii-öelda siis nõrka meest, mis oli minu nii-öelda siis track record peaaegu 15 aastat, väga mõningad harvad nii-öelda siis erandid sekka. Ja siis saingi aru, et ma sain selgemaks läbi oma sisemise pere töö ka, keda ma vajan oma ellu ja millist suhet ma tahan luua nii, et ma sain ka aru, et ma ei taha lihtsalt suhet, et ma tahan jätkusuutlikut, sügavat, pikka suhet ja ma tahan ka sellist suhet, mis saaks olla täiesti ka, kui inimesed kõrvalt vaatavad, ütlevad, et vau, et Kristal on nii-öelda siis eeskuju, et ma tahaks ka midagi sellist luua, et nii tore, et ta on siukse nii-öelda siis võimaluse loonud endale ja tõesti see, mida ta siis ka nii-öelda jutlustab, et see tema elus juba ka täiesti toimib, et see ongi reaalsus. Ja just, et hiljuti mõtlesin ka, et tõesti Michaeliga koos olnud nüüd kõige pikem suhe minu elus ja see näitabki, et tegelikult see teadlikkus ja sisemise pere
nii-öelda siis minu enda sisemise pere kohalolu ja tema sisemise pere kohalolu, pluss siis see suhtlemine ka omavaheliselt sisemiste peredega väga-väga teine asi kohe. Ja üks asi, mis siis tuli välja natukese aega siis hiljem, kui sisemise perega seal toimetanud olin, siis ma mäletan, mul endal oli väike tasakaaluprotsess, üks sõbranna tegi mulle ja siis minu sisemine mees oli natuke pahane, et mis mõttes, et ennem olin mina ikka väga oluline oma nii-öelda arvamuste ja toimetamistega ja nüüd on muudkui Michael see ja Michael too ja see oligi nagu hetk, kus minu sisemine mees ütles, et vot selleks, et sa saaksid rohkem armastust luua, on ikkagi ka oluline see, et sa ikkagi vaatad selle iseenda nii-öelda siis suhte peale ja suhte peale siis ka minu sisemise mehega, on ju. Ja vaatasin selle üle, korrigeerisin selle ära ja andsin ikkagi oma sisemisele mehele, kes on ju minuga olnud terve minu elu, esmase siis õiguse väljendada oma siis ideid või mõtteid ja alles siis nii-öelda küsida ja kuulata, mis siis Michaelil on nii-öelda öelda. Nii et selles suhtes ka, et seal peavad olema nagu, mitte just hierarhia, aga nii-öelda asjad peavad paigas olema, et sa näitad ka austust oma nii-öelda siis sisemisele mehele. Ja kokkuvõtvalt siis selleks, et siis armastada, armastuse algus siis algab sinust endast ja mitte ainult siis endast, vaid tõesti õpi armastama siis oma sisemist pere, õpeta neile, kuidas nemad saavad armastada omavahel, tekitada väga armastava pere ja seejärel saad sa õppida, kuidas nii-öelda siis toita ja täita oma armastuse konteinerit ja kui see konteiner on täis, siis sa hakkad tõmbama oma ellu ka täiskonteineritega partnereid või partnerid, keda sa siis soovid ja sellest lähtuvalt on sul nii palju lihtsam hakata looma siis holistilist küllust igal tasandil. Nii et ma loodan, et need mõtted olid inspireerivad, ma vaatan, siin on keegi kirjutanud midagi ja Teresa ütleb, beautiful language. I listen and then listen again in English. I believe I absorb something just from your energy, Crystal. Thank you for sharing. Ja et Teresa ütleb, et ilus keel, et lihtsalt meeldib kuulata keelt, et vaatab ingliskeelse siis uuesti üle. Ja Heli Felpler on ka jõudnud kohale, väga tore. Nüüd, kui sul on teema kohta küsimusi, pane kas siia kohe siis kommentaaridesse või pärast või siis eraldi personaalselt. Nüüd ma jagan, mis on teie ülesanded siis tänaseks õhtuks ja esimene on siis lihtsalt proovida mõtelda, et mis armastus sinu jaoks on. Et ma tean küll, ma ütlesin ka, et armastust ei ole väga lihtne nagu defineerida, aga kui sa prooviksid nii-öelda selgeks saada, mis see sinu jaoks on, kas see on tunne, kas see on, mis asi see on nagu sinu jaoks, et proovi see nagu endale selgeks mõelda, nii palju kui võimalik. Ja mis on armastus sinu sisemise pere jaoks, et mõtle, kas sa tead, mis on nii-öelda näiteks su sisemisele lapsele vaja selleks, et ta tunneks armastust või sisemisele naisele või sisemisele mehele. Kas nad on omavahel juba aktiveerinud selle armastuse, kuidas sellega nii-öelda on, et sellised nii-öelda head väikesed nii-öelda siis mõtisklused sellega seoses. Ja kolmas, see on nüüd kõige lahedam, jälle läheb sinna julguse harjutuse alla. Kirjuta endale armastuskiri, nagu sa tõesti oleksid täiesti armunud endasse ja saada see postiga siis endale koju ja tee see hästi reaalseks, et kui võimalus punased südamekesed ja võib-olla kleepsuud ja võib-olla isegi oma parfüümi paned sinna ja nii ja saada see endale ja siis, kui sa oled saanud selle kätte, loe see läbi ja siis pane see hästi erilisse kohta kuskile, et sellel hetkel, kui sul on tulevikus raske, sa saad uuesti võtta selle kirja välja ja lugeda ja see tõstab sinu enesearmastust enda suhtes ja seetõttu hakkab nii-öelda siis tööle ka armastuse nii-öelda generaator siis sinu sees ka sinu sisemise perega ja neilt saad samamoodi, et kui tuju läheb väga halvaks või tundub nagu, et keegi ei armasta sind, sinu sees on sinu sisemine perekond, kes alati armastab sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Nende jaoks sa ei ole kunagi ebapiisav. Nad alati toetavad sind, alati on sinuga ühel pardal ja pole vahet, mis hullude ideede asjadega sa tuled, nad on olemas sinu jaoks ja kasuta siis seda võimalust.
ja armastus on väga-väga oluline element meie kõikide elus ja ma loodan, et see väikene kogunemine täna andis natukene inspiratsiooni sellest mõtelda siis jällegi teise nurga alt, aktiveerida siis oma sisemise perega ja sealt siis aktiveerida ka kusjuures siis rohkem holistilist küllust. Ja kui nüüd siis jällegi tekkis veelgi rohkem uudishimu ja huvi, kuidas selle sisemise perega siis ikkagi toimetada, suhelda, sooviksid nii-öelda siis programmiga liituda, mis algab siin 1. veebruaril, 4 järgnevat kuud, anna teada, aktiveerime siis protsessi, saab olema 150 eurot kuu või 500 siis eurot terve pakett, kui korraga maksad. Võidad sealt siis 100 eurot, nii et hea imeline külluslik võimalus. Ja eile me siis täpsustasime, panime uuesti üles ka siis Hawaii seikluskoolitusinfo, panen uuesti selle lingi ka siis blogisse täna, kus on siis võimalus kuus makset $300, eile vist ütlesin eurot, aga see on dollarit, saab maksta, see on siis osalustasu, sinna tuleb liita siis veel loomulikult sõidud ja kulud siis koha peal ja muud kõik need kokku, tavaliselt see Hawaii teema tuleb 3500, 4000 eurot siis olenevalt, kui palju siis keegi ka seal personaalselt siis koha peal kulutab. Nii et palju imelist mõtlemist teile, palju armastust, alohat ja homme kohtume siis, võtan fookusesse väärtused, sisemine pere ja holistiline küllus, kuna see on väga-väga oluline teema, kui me tahame luua holistilist küllust, siis väärtused peavad ka olema ikkagi väga ilusti paigas. Ja kõike paremat, suur aitäh sulle, et sa tegeled endaga, vaatad seda, kindlasti jaga ja saa järgijaks ja soovin sulle kõike paremat. Aitäh sulle, et sa oled see, kes sa oled, nii ilus, nii armas ja armastust täis. Nüüd on aeg seda maailmaga jagada. Mahalo ja kohtumiseni!